Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvust alustan pühakirja tekstiga. Ja kuna täna lugu räägib kõrbest, siis piiblis on ka nii mõnigi tekst kõrbest. Ja üks tuntud tekst kõrbest on Jeesuse enda lugu, kui Jeesus ise oli kõrbes. Piibel ütleb, et 40 päeva oli ta kõrbes olnud, mis oli nagu tema treening või katsumus. Ja ma loen siit siis Luuka evangeeliumist 4. peatükist. Jeesus aga täis püha vaimu, tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla. Sest kirjutatud on, sinu pärast käsite oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Siis on piiblis siin mitmes evangeeliumis on see sama lugu erinevast küljest, kus mina ütleks, et räägib nagu Jeesuse treeningust kõrbes. Nii vaimsest kui füüsilisest treeningust, kus ta oli 40 päeva söömata, ma saan aru, ka joomata. Ja mille kestel või lõpus tuli ka saatan teda kiusama. Nii on ka meil raskustes raskem ka vaimselt. Ma usun, et ka meie raskusi kasutab saatan ära, tulles meid kiusama. Priidu, sa ei saa hakkama, et anna alla, sa oled läbi kukkunud, sul ei tule see välja. Mäletan kunagi aastal 2011 olin ütelda katsetel 2 nädalat. Seal oli üsna raske, eriti kui hommikul vara olid mõned tunnid maganud, aeti üles metsas ja siis pidin edasi rändama. Ja siis tuli mul ka siuke kiusaja mõtetesse. No ikka vahepeal see kiusaja käis mõtetes, eriti kui keha väsinud oli, kurnatud. Sest igal ajal sai nagu loobuda, alla anda ja lõpetada ära need katsed. Aga siis tuli ennast nagu vaimselt treenida, et mitte alla anda, ikka edasi minna. Ja õnnestus ka lõpuni jõuda. Ja ka Jeesus need 40 päeva pidas ka saatana kiusatused vastu. Ja me kõik saame ennast treenida ja treeningud ja katsumused teevad meid tugevamast, kui me nendest läbi läheme ja alla ei anna. On Eestis üks mägironija või kas kõrgustesse ronija matkaja Marie Saame. Ta on Oleviste kirikust kunagi. Ma Oleviste kirikus ise käisin enne, kui ma Tapale kolisin, siis ma teda aeg-ajalt nägin seal kirikus, kui ta oma matkadelt kirikus käis vahepeal. Ja nüüd ta tegeleb ikka nende matkamistega. Ja tema on käinud väga suurtes kõrgustes, 8000 meetriseid mägesid. Ma saan, et on ta kuskil 4 tükki vallutanud. Ja et inimene sellisesse kõrgusesse minna saaks, ei ole ka tavapärane. Inimene vajab kõrgustes treenimist, sest seal on vähe hapnikku ja inimese keha ei tule sellega toime, et sellises kõrguses toimida. Aga kui inimene treenib ennast, siis tal on see ennast võimalik ja vastavalt inimese võib-olla geneetikale või keha füüsiliste omadustele, kellel on lihtsam, kellel raskem nendest kõrgustest toime tulla. Ja tema on siis treeninud ennast kõrgustest toime tulema. Eks tal on ka kindlasti olnud omi raskusi nendel treeningutel,
aga ta on sellest läbi läinud ja sellest tugevalt treenitud saanud. Niisiis ka meie saame ennast treenida raskustes. Siit edasi on võimalik meil laulda mõned laulud. Valisin üheks lauluks Mind vii kui ingli käel. Teine laul on Su armastuse lõppesaal. Seal see annab mõista, et Jumala armastus on suurem, kui meie suudame ka mõista. Su armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see. Veel sügavam on see. Veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus. Veel sügavamad need. Sa maksid hinna minu eest, kui läksid ristile. Nii kallis pead sa mind. Kui mõista püüan Jumal sind, siis leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teed. Veel sügavam on see. Veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus. Veel sügavamad need. Nii, Jumala suurest armastusest, kui suur see on üle meie mõistuse. Mul hiljaaegu kuulsin üht lugu. Üks inimene jagas mulle oma kogemust, ütleks üleloomulikku kogemust,
Ja ma võrdleksin seda kui Jumala armastust ja hellust tema elule, et ta niimoodi pääses sellest õnnetusest. Ta sõitis kord, ma ei tea, see võis olla umbes 20 aastat tagasi, mootorratastega neljakesi mööda maanteed 90-ga. Ja nad olid niimoodi, sõitsid ühel tee poolel, 2 sees, 2 taga, tema oli siis vasakult tagumine. Ja seal 90-ga sõites, tal tegelikult ei olnud lube ka, aga ta oskas sõita, oli mitmed kordi sõitnud aga sõitsid seal maanteel siis ja ühel hetkel ta kuuleb, et talle konkreetselt mingi mehe hääl ütleb selgelt, võta hoob maha. Ja see nagu oli ehmatus talle, et kuidas, kes talle sai niimoodi öelda siia kiivri sisse järsku selliselt. Aga siis ta võttis hoo maha, tegi selle vahe mitu korda pikemaks, kui see oli. Ja ta ütles, umbes 10 sekundit hiljem jooksis kas kits või põderik kits tõenäoliselt jooksis ette tema ees olevale mootorratturile, mille tagajärjel tema ees olev mootorrattur, see mõtikas kukkus pikali ja tegi piruette mööda seda teed. Teine, esimene paremalt mootorrattas sõitis otsa ja paremalt tagumine mootorrattas sõitis neile ka veel lisaks otsa. Aga tema ise, kuna ta oli hoo maha võtnud, siis ta suutis manööverdada sellest mööda ja pääses ise avariid tegemata. Need, kes seal 3 tükki avarii tegid, nemad said kõik luumurrud, aga jäid ellu. Miks ta niimoodi läks, et teistel õnnetus juhtus, ei tea. Aga tema ise pääses tänu sellele, et tema saanud Jumal, siuke mehe hääl talle ütles, et võtta hoob maha. Aga kes teab, võib-olla temal oleks siis läinud hullemini, kui ta poleks hoogu maha võtnud. Ja siis on ka see lauluga läheb kokku, et Jumala armastust ei suudagi mõista. See on vahest üle meie mõistuse. Aga läheme siit edasi ja loen sõnumi alguseks loo. Üks noor naine oli värskelt abiellunud, kuid tema mees kutsuti sõjaväkke. Selles sõjaväeteenistuses paigutati see mees Californiasse suure kõrbeservale. Mees ütles naisele, et ära tule sinna kaasa, et sul pole seal midagi teha, sa tüdined seal ära. Aga noor abielunaine tahtis ustav olla oma mehele ning ütles, et tulen sinuga kaasa. Nad otsisid seal kõrbeserval mingit elamut talle ja leidsid väikese onnikese. Seal läheduses ei elanud kedagi peale indiaanlaste, kelle keelt ta ei osanud. Seal oli 45 kraadi sooja varjus, peaaegu alaliselt puhus tuul ja keerutas tolmu üles ning hambaid kokku pannes olid liivaterad hammaste vahel. Mees sai sõjaväeteenistuse tõttu olla väga vähe oma naisega koos ja siis saadeti teda lisaks veel pikemale lähetusele 5-6 nädalaks. Tema naine mõtles, et ma ei suuda, ma lähen ära koju ema juurde. Ta kirjutas emale ning ema vastas kummalise lühikese kirjaga. 2 meest vaatavad läbi trellide. Üks näeb muda, teine näeb tähti. Tütar loeb seda korduvalt ja hakkab aru saama. Ma näen muda, ma näen liiva ja ei midagi muud, lihtsalt liiva. Ja ta otsustab, et ei, ma tahan hakata nägema tähti. Järgmisel päeval läheb ta indiaanlaste juurde ja teeb tutvust, kui nad on küllaltki tõredad. Aga ta käib nendele isegi natuke peale ning saab nendega mingi kontakti. Ta palub, et nad õpetaksid teda käsitööd tegema ja hakkab ka pisut nende keelt õppima. Ta kirjutab emale, paludes tal saata endale kõrbeteemalist kirjandust. Tema huvi kõrbe ja indiaanlaste vastu aina süveneb ja ta kirjutab sellest lõpuks ka raamatu. Ta pöörab kogu selle kaotuse, selle kriisi võiduks ja kasuks oma elus. Ainus vahe oli tema meelsus, suhtumine. Ta otsustas vaadata tähti ja mitte muda. See lugu naisest, kes sattus elama kõrbesse, on hea näide sellest, kuidas meie suhtumine, otsused ja valikud kujundavad meie elu. See naine õppis armastama kõrbe ja indiaanlasi, kuid selleks oli vaja tahet ja otsust. Ta pidi kõigepealt soovima näha tähti, mitte muda.
ta pidi soovima näha olukorra helgemat poolt ja seejärel otsustama ja tegutsema. See ei olnud kerge. Kõigepealt kimbutasid teda füüsilised raskused, kõrge temperatuur, mis on kehale katsumuseks ja tolm. Teiseks oli ta ära lõigatud kõigist inimestest, kes mõistsid tema keelt. Indiaanlased, kes ta läheduses elasid, ei olnud väga avatud temaga suhtlema. Lisaks oli nende vahel keelebarjäär. Tal oli tõepoolest palju põhjuseid heituda ja põgeneda. See oli justkui väga kitsas värav, kus ta pidi end läbi suruma, et sellest punktist edasi jõuda. Meie, eestlased, oleme ka natuke indiaanlaste moodi. Oleme sageli kinnised ja võõrastega nii kergesti ei kipu suhtlema. Ja meil on ka üksteisega mõnikord raske suhelda. Sageli ei tunne eestlased oma naabreid ja raske on ise teha esimest sammu, et kellegagi tutvuda või kontakti luua. Isegi tuttavatega mõnikord raske ühendust võtta, ei taha tülitada, tahaks, et teine teeks esimese sammu. Kui teine inimene ei tundu avatud ja sõbralik, nõuab see julgust ja tugevat tahet, et püüda edasi suhelda. See naine seal kõrbes oli otsustanud näha tähti muda asemel. Kuna seal ei olnud midagi peale liiva ja indiaanlaste, oli ta ainus võimalus leida varandust nendest ja ta leidis. Meie pereelu, meie tööelu, meie sõbrasuhted, kõik on mõjutatud meie suhtumisest. Isegi armastus saab püsida tänu meie suhtumisele ja otsusele. Kõik väärtuslik siin elus väärib pingutamist ja püsivust. Ka abielu ei püsi iseenesest. Kui inimesed näevad oma abielus muda ja loobuvad püüdmast näha tähti, võivad nad kergesti alla anda. Rasked olukorrad esitavad meile väljakutse. Meie ees seisab alati valik, mida selles raskusega pihta hakata. Kas võtta midagi ette, kas tegutseda või mitte tegutseda. Kuidas sellesse raskusesse suhtuda. Piibel ütleb, et kõik tuleb kasuks ja heaks neile, kes Jumalat armastavad. See elu siin maa peal on mõeldud olema selline, et inimene läheb mingitest raskustest läbi. Ja kui ta püüab oma elu elada nii, et tal raskusi ei oleks, siis ta elu võib muutuda veel palju keerulisemaks, sest iga raskus kasvatab meid. See maailm on täis varandusi. Iga inimene on nagu hinnaline pärl. Ta on loodud Jumala näo järele ja on seetõttu väärtuslik. Inimeste elud on täis lugusid ja inimesi tundma õppides avastame nendes ilusaid külgi. Kui see naine seal kõrbes õppis indiaanlasi tundma, leidis ta kindlasti palju sellist, mis teda üllatas. See oli nagu peidetud varandus. Kogu loodu on täis imesid, isegi kõrv. Jumal on loonud maailma imeliseks. Mõnikord ei suuda me seda märgata, olles hõivatud oma elu muredega. Mitmed inimesed on kogenud, et kui nad on pöördunud Jumala poole ja pannud andeks oma patud, on nad ühtäkki hakanud märkama looduse ja inimeste ilu enda ümber. Nad on tundnud armastust teiste inimeste vastu. Patt takistab meid nägemast tähti. See surub meie pilgu alla nii, et näeme rohkem muda. Inimesed maailm on imelised, aga on olemas veel suurem varandus, mille nimel pingutada taevariik. Jeesus rääkis taevariigist nii. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli ning ostis selle. Kui me siin elus pühendame oma elu millelegi, siis sellel on tulemus. Me võime avaldada raamatuid, teha filme, ehitada ja luua midagi. Meie nimi võib saada kuulsaks ja meie pärand elada edasi pärast meie surma. Aga see kõik on siiski ajutine. Ühel päeval ikka saab kõik maine otsa. Aga kui me elame siin maa peal taevariigi nimel, siis see, mille me saame, on igavene elu. Ja see on väärt rohkem kui miski muu. Ja seejuures on huvitav, et need, kes taevariigi heaks elavad, ei jäta andmata oma panust ka maisesse ellu. Õpetlane ja teoloog C.S. Lewis on öelnud,
kui loete ajalugu, näete, et kristlased, kes tegid kõige rohkem praeguse maailma heaks, olid just need, kes mõtlesid kõige rohkem järgmisele. Sihtige taevast ja te saate maa pealekauba. Sihtige maad ja te ei saa kumbagi. Mõned tuntud kristlased on nagu Isaac Newton, Blaise Pascal, ema Teresa, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Fyodor Dostojevski, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, kes sihtisid taevariiki. C.S. Lewis selgitab hästi, miks on taevariik nii hinnaline, et selle nimel tasub loobuda kõigest muust. Taeva nimel elades ei jää olulised asjad ka maa peal tegemata. Taeva nimel elamine paneb paika meie prioriteedid ja aitab loobuda sellest, mis pole oluline. Nagu see naine kõrbes oli ühtäkki olukorras, kus tema ümber oli ainult kõrb ja indiaanlased ja ta leidis oma paranduse nendest, on ka meil sageli seda vaja, et kõik ümbritsev müra ära kaoks, et märkaksime olulist. Palvetame. Jumal, täname sind, et sa oled meid loonud elama siia maailma ja sul on meie elu jaoks plaan, olenemata sellest, kui keerulised olukorrad meie elus ka poleks. Me saame alati tõsta pilgu taeva lautuse poole, olgu see pilvine või täis tähti ja teada, et kui kuuletume sulle, tuleb kõik meile kasuks. Aamen. Nii, siit loost edasi läheme nüüd ja laulame ühe laulu. Tahan laulda sulle tänuviisi. Ma tahan laulda sulle tänuviis, sind ülistan, sest sina oled hea. Su poole nüüd ma palves tõstan käe, mu huuled kiitu sinu vägevu. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Ma tahan laulda sulle tänuviis, sind ülistan, sest sina oled hea. Su poole nüüd ma palves tõstan käe, mu huuled kiitub sinu vägevu. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Nüüd jääme palvesse ja palume ühiselt mõisa palve. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja